Hey, what up, yo? No, lõpuks on jõudnud vist kätte see kauaoodatud aeg. Nagu näha siit, mis mu taustal siin on, mul on lõpuks uus BEM. Ja mis vaatan veits lähemalt ka seda. See on siis E46 kupee, nagu näha. Stangest võite arvata küll, et see on M3. See ongi M3. Tegelikult mitte, ärge uskuge mind. Aga tegemist on siis 328-ga. Ma ausalt ei valeta teile. See on 328. Ja sellest saab siis minu uus projekt, kui nii võib öelda. See ei ole Winterbeater, eks vaatab, kas sellega üldse kannatab talvel sõita. Ja ma ei tea, siuke ta on siis. Ilusad, ma ei tea, hõbedast või õlli, mis iganes värvi see on. Sees on siuke tavaline nahksisu, natuke katkine. Ja ma ei tea, ma ei oskagi palju rääkida enam selle kohta. Mingid 17 tollised väljad, kunagi tahaks midagi uut. Taga on siis originaal-LED tagatuled. Ei ole mingit depo oma, need on originaal-LED, mis panevad vahepeal veits pange. Ja ma ei teagi, ma ei oska rääkida rohkem mida. Ja kuidas me saaksime siis nagu mitte proovida, kas see auto külgega üldse läheb. Teeb kiirelt ringiti. Räägin siis veits veel sellest uuest BEM-ist. Igatahes, nagu ma ütlesin, siis tegemist on 46-ga kupee. Täpselt siuke pill, nagu ma tahtsin. 28 originaalis ja 2000 aasta oma. Et siis 2000 aasta ja 46 kupee. Ja ütleme nii, et sõidab päris hästi. Vahepeal on mingi veider koli nagu värin sees ja no kuulete, siis lärmab ka. Et siis BEM-il on, hetkel on vist siis katt või eest on midagi katki, kuidas eelmine omanik ütles, et katalüsaator on katki, et sealt vahelt ajab läbi ja sellepärast lärmabki. Mida veel on vaja teha, on siis ees õhulugeja. Kui õhulugeja järgi paned, sureb kohe mootor välja. Ja käsipidur hetkel niimoodi poolkõvalt toimib, et see tuleb üle vaadata. Sain ühe uue trossiga kaasa, et tuleb ära vaadata, mis siis sellega vaja teha on. Ning praegult niimoodi, nii palju kui mul see auto on olnud, nii palju kui ma seda vaadanud olen, ma ei oskagi öelda, mis sellega veel vaja teha on. Et vaatab siis, mida räägitakse. Ning
üks huvitav asi, mis selle auto puhul avastasin, on see, et see on originaalis olnud automaatkastiga. Ehk millalgi on sellele pandud manuaalkast vahele, mis minu jaoks on hea, sellepärast, et ma ise ei viitsiks seda teha, aga kuidagi pedaalid on veits väärakalt, need on kuidagi liiga vasakul nagu sidur ja pidur, et no gaas on ikka õige koha peal, aga sidur ja pidur on kuidagi liiga veits vasakul, et kui sõita, siis vahel kogemata tahan sidurit vajutada ja vajutan pidurit. Aga muidu on täiesti normaalne pill, kere on selle suht heas korras, et karbid on korras, üks suurem mõlk on ja mingid kriime ka leidub. Aga see on suva peaasi, et lihtsalt mingid auke ei oleks roostetanud sisse. Sisu on siuke okei, roolil on siin nahk katki ja nupud roolil ei tööta ning kui rooli keerata ja suunakas ei tule välja, et see tuleb üle vaadata, sest siin käigukangil ei ole ka seda asja ümber, siin on see mingi automaadiplastik vist või ma ei tea, kas need on erinevad, igatahes kui panna neljandat käiku, siis see käib pihta siia siukse krõveda kolksuga. Ja no see lärm on ka päris töötu. Sisu on suht räpane, kõrvalistuja iste veits paremas korras, juhi iste on nagu siit külje pealt veits katki, aga muidu on elektrooniline mälutegi sisu, see on täitsa timm. Eks nagu ikka plaanis on mingid sportistmed siia panna lõpuks. Katuseluuk ei ole, sellest on muidu kahju. Elektroonilised aknad, need kõik töötavad, need on päris mõnusad. Ja mootori tuli põleb ka sellepärast, et see õhulugeja ei ole järgi ja ma arvan, et lambdad, nagu need ka vist väga ei saa mingit õiget infot, kui mul katt vahelt lekib. Aga stereo töötab, ma ei julge palju muusikat lasta, sellepärast, et muidu ma saan copyrighti. Aga Harman Kardoni helisüsteem on täitsa norm, mängib suht hästi, mul polegi üheskis okei, nüüd viimases kahes roimas ei olnud ja muusikat sees, aga siin on heli sees. Aga nagu ma ütlesin, ega mul ei olegi plaanis seda autot mingi roimaks teha, et see on siuke projektikas, et ma lihtsalt ehitan seda enda jaoks nii palju, et ma saaksin sellega tänaval ka sõita, et mul nagu oleks mingi väge pill lihtsalt, Ja hetkel nagu pähe ei tulegi mingeid küsimusi selle autoga seoses või tähendab mingeid mõtteid, millest ma peaksin veel rääkima. Ja selles suhtes, kuna mul endal on siin suht mõtted otsas, siis kõik küsimused, mis teil on, pange alla kommentaaridesse, vaatab äkki ma mingi video veits või äkki ma saan sealt mõtteid, mida teile jälle rääkida selle auto kohta. Ning kui sa oled uus mu kanalil, pane kindlasti subscribe ja see kelluke peale, sellepärast, et sa ei taha jääda ilma sellest contentist, mis selle autoga tulema hakkab ning ka pluss kõigest muust suve contentist, igast suve driftivõitlused ja asjad ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ehk ideid on palju, aega vähe, tahaks kõike teha, aga kurat monteerida ei viitsi, filmida võib nagu lõpmatuseni, aga siis neid asju üle vaadata ja kõike muud ja veel nii edasi, Mingis tuleviku videos ma räägin kindlasti veel, mis on selle auto tulevikuplaanid, et mul täpselt veel kõik ei ole välja mõeldud. Kindlasti tahaks mingi rajapäevadel käia või driftiüritustel, siis kui see tehnilise poole siin täiesti korda saab. Aga jah, minu poolt on siis kõik. Ma loodan, et teile meeldis see video. Ma täiega loodan, et teile meeldib mu uus PEM ja et olete rahul, et see on ikkagi rida 628, mitte see ei ole mingi 1636 rida 4, mis vaevu jõudis vedada. Aga jah, igatahes like, share, subscribe ja näeme fucking järgmine kord. Hei! Hull inimene!